Tere tulemast kõigile. Alustame oma tänase veebiseminariga. Ja tänase veebiseminari teemaks on toidu märgistamine taas. Mina olen Kairi Ringu. Olen selle teadmussiirde pikaajalise programmi, mille raames me seda veebiseminari teeme, toiduvaldkonna projektijuht. Meie veebileht on jätkuvalt toiduteave.ee, et kui te soovite vaadata meie eelnevate infopäevade materjale või eelnevaid veebiseminare, mille salvestused on üleval või üldse meie välja antud teabematerjale, siis need on kõik seal toiduteabe lehel olemas. Tänase veebiseminari teema on toidu märgistamine ja täpsemalt siis pakendite loetavus. Nimelt kevadel startis Maaeluministeeriumi arenguprogramm, kus siis tegeleti disain mõtlemist kasutades erinevate probleemidega. Ja üks probleem oli see, et kuidas meie toidupakendid saaksid selgemini loetavaks. Sellega tegeleti siis pool aastat ja täna Hellika Kallaste, kes on Maaeluministeeriumis toiduohutusosakonnas tegeleb märgistuse küsimustega. Tema siis teeb meile täna ülevaate sellest, et kuidas see protsess käis, milliste lahendusteni jõuti ja millised võiksid olla siis nüüd need edasised sammud. Nii et ma siit kohast annangi Hellikale sõna edasi. Head kuulamist kõigile ja palun, Hellika. Tere kõigile ka minu poolt. Siit slaidiga edasi. Et nagu Kairi ka mind juba tutvustas, siis mina töötan Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonnas ja räägin täna siis sellisest huvitavast teemast nagu toidumärgistus ja juttu tuleb märgistuse loetavusest. Ja ma arvan, et see pealkiri on kindlasti omajagu uudishimu äratav ja kindlasti võis esialgu tekitada ka erinevaid küsimusi, et mida me selle pealkirja all siis ikkagi silmas peame. Ja ma arvan, et selle veebiseminari lõpuks on kõigil vastus olemas. Ja ma väga loodan, et see tänane veebiseminar on kõigi kuulajate jaoks põnev ja inspireeriv. Nagu Kairi ka juba mainis, siis me osalesime selge märgistuse meeskonnaga sellises programmis nagu Maaeluministeeriumi teenusedisaini arenguprogramm ja selle poole aasta vältel tegeles iga arenguprogrammis osalenud meeskond ühe oma valdkonna probleemiga. Koostöös otsiti lahendusi rakendades selleks siis teenusedisaini metoodikat ja disain mõtlemist. Ja tõesti teenuse disaini olulisteks märksõnadeks on inimkesksus või siis ka kasutajakesksus ja sellesse protsessi kaasatakse kõik asjaosalised ehk et siis kõik need osapooled, kes on selle teemaga seotud. Ja selles protsessis kasutatakse väga palju sellist katse-eksitusmeetodit, et jooksvalt erinevaid hüpoteese kas siis kinnitada või ümber lükata. Ja sõltuvalt tulemustest siis kogu aeg oma tegevust agiilselt suunata, et see agiilne on ka selline üks märksõna, mis seda protsessi väga hästi iseloomustab, et pidevalt tuleb olla valmis muutusteks, muudatusteks ja hästi paindlik peab olema. Ja selle teenusedisaini juures on ka see oluline, et kõik need tööprotsessid ja kõik need teekonnad visualiseeritakse, hästi palju kasutatakse illustreerimist. Ja mis on oluline on see, et probleemi tuvastamise ja lahendamise aluseks on see, mida päris inimesed tegelikes olukordades teevad. Ja oluline küsimus on siin ka miks ja väga oluline on see, et teenuse arendaja ehk siis antud juhul selle teema puhul olimegi arendajateks siis meie ehk siis selge märgistuse meeskond. Oluline on see, et me tunneksime oma klienti ehk siis seda kasutajat ehk et neid inimesi, kellele me siis seda teenust
nii-öelda arendame või kelle jaoks me seda probleemi lahendame. Ja selge märgistuse meeskonna fookus oli tõesti siis juba ka Kairi eelnevalt mainis toidupakendite märgistustel, täpsemalt toidu kohta esitatava teabe loetavusel. Ja kõigepealt lähemalt probleemist, millega meie meeskond siis silmitsi seisis ja millele me püüdsime lahendust leida või vähemalt liikuda lahenduste leidmise suunas. Et kui me mõtleme poeriiulitele, siis tegelikult on päris palju selliseid tooteid, millelt ei ole just väga lihtne siis toidu kohta esitatud infot üles leida või siis lugeda. Ja ühelt poolt on meil kehtestatud nõuded, on päris palju erinevaid nõudeid. Ehk et teatud info peab pakenditel alati olemas olema ja see on vajalik selleks, et tarbijad saaksid teha teadlikke tervist toetavaid valikuid. Sõltuvalt oma vajadustest ja soovidest. Ja kui me mõtleme, kui palju on erinevaid tarbijaid, kui palju on inimestel erinevaid tervislikke seisundeid, siis fakt on see, et me ei saa vähendada nõuete hulka praeguses etapis. See ei ole realistlik, aga me saame muuta selle info esitamise viisi. Ja seejuures on oluline ka tegelikult muuta suhtumist, sest see protsess näitas meile ka tegelikult väga kenasti, et kes tahab, see leiab ka võimaluse. Ja veidi ka statistikast. 3 aastat tagasi viidi läbi märgistamist ja toiduhügieeni käsitlev uuring ja sealt tuli välja, et 60% tarbijatest leiab, et loetavus on halb, ehk siis toidupakendite loetavus on halb. Ja põhjusteks siis toodi välja, et nende jaoks oluline info on kas siis peidus, peidetud või siis halvasti näha. Ja varasema uuringu kohaselt ehk siis 2014. aasta uuringu andmetel oli selliselt arvanud osakaal alla 50%. Järgmise uuringu andmed näitasid, et selliselt arvanuid oli juba pea 60% ja nüüd järgmisel aastal on tulemas järgmine uuring ja me võime ainult aimata, mida need numbrid näitavad, et keegi kindlalt muidugi ette ei tea. Aga fakt on see, et see rahulolematus on siin aastate jooksul ikkagi suurenenud. Ja miks on see oluline, et selle teemaga tegeleda? Et ühelt poolt Tervise Arengu Instituudi 2020. aastal läbi viidud Eesti täiskasvanute terviseuuringu või tervisekäitumise uuringu kohaselt on üle pooltel Eesti inimestel kehakaal soovituslikust suurem ja halb loetavus raskendab teadlike ja tervist toetavate toiduvalikute tegemist. Lisaks on halval loetavusel ka mõju siis allergeenide märkamisele. Halva loetavuse tõttu võivad need jääda teistest koostisosadest raskesti eristatavaks, millest võib kujuneda oluline terviserisk, eelkõige siis toiduallergikute jaoks. Ja on selge tendents, et toiduallergiate levimus kasvab, üha rohkem esineb ka raskeid allergilisi reaktsioone ja nendel raskematel juhtudel võib tekkida ka anafülaksia, mis on eluohtlik seisund ja kusjuures kõige sagedasemaks anafülaksia põhjustajaks on just nimelt toit. Ja lisaks võib teabe halval loetavusel olla ka arvestatav mõju toidu raiskamisele. See võib soodustada kergekäelist toidu äraviskamist. Kui numbritele peale vaadata, siis Eesti kodumajapidamised viskavad aastas ära pea 100 miljoni euro väärtuses toitu ja ühe leibkonna kohta arvestatuna tekib toidukadu circa 63 kilogrammi aastas. Ja see toidukadu on nii-öelda raisku läinud toit, ehk et toit, mis jääb mingil põhjusel tarbimata ja mis visatakse siis toidujäätmetena ära. Ja mul jäi ka ütlemata, et selle toidu raiskamise ja halva loetavuse vaheline seos on tegelikult säilimise märgistus või see link seal vahel.
et juhul, kui see kuupäev on raskesti leitav või siis need sõnad parim enne või kõlblik kuni on ka raskesti leitavad, et siis mõni inimene võib-olla juhindub ainult kuupäevast, teine inimene, kui ta kuupäeva ei leia, siis viskab ka selle toidu ära. Ja seda kõike silmas pidades on väga oluline, et ikkagi see teave oleks loetav, sest see on ju eelkõige mõeldudki ikkagi tarbijatele ja tegelikult ju meile kõigile, sest me kõik oleme ka tarbijad. Ja aeg-ajalt on näha tegelikult, et seda probleemi tajutakse ja otsitakse viise, kuidas seda probleemi leevendada. Kuid tegelikult ei ole tegeletud juurprobleemiga ja meie võtsime siin eesmärgiks tegeleda just nimelt siis selle nii-öelda päris probleemiga. Ja meie esimene proovikivi sellel teekonnal oligi probleemi sõnastamine võimalikult selgelt ja lisaks siis aru saada, kelle jaoks me seda probleemi siis lahendame, et kas me hakkame tegelema tarbijatega, kas me hakkame tegelema tööstusega, kas me hakkame tegelema pakendidisaineritega, jaekaubandusega. Me esialgu arvasime, et me hakkame tegelema tarbijatega. Aga siis me saime aru, et kui me tarbijatega tegeleme, siis võib-olla me jõuamegi lõpuks lahenduseni, et tarbijad, kui poodi lähed, võtta luup kaasa või midagi sarnast, et me ikkagi ei tegele päris selle nii-öelda juurprobleemiga. Ja seetõttu võtsime me luubi alla märgistuste loojad, eeskätt siis pakendidisainerid ja tööstuse, kuid lisaks nendele me rääkisime ka jaekaubandusega, rääkisime toiduteadlase ja ka tarbijatega. Ja tänu sellele me mõistame oluliselt paremini erinevaid väljakutseid, millega keegi kokku puutub, ka erinevaid valupunkte, aga ka võimalusi, et kuidas siis ikkagi saaks nii, et see loetavus paraneks. Ja muuhulgas me otsisime analooge teiste riikide näitel, et kas sarnast teemat on käsitletud, kas on midagi valmis tehtud, midagi, mis võiks siis seda märgistuse koostajat või loojat sellel nii-öelda teekonnal ideest päris tooteni aidata. Me sulandusime Eesti disainerite Facebooki gruppi, me viisime läbi ka veebiküsitluse, me tegime prototüüpe, katsetasime neid ja tegelikult me testisime ka siis mobiilirakenduse ideed ja meil oli ka mentorkohtumine siis kasutajakogemuse disaineriga ja suhtlesime IT-valdkonna spetsialistidega, et tegelikult neid inimesi, kellega me selle poole aasta jooksul suhtlesime ja kellega me kokku puutusime, oli päris palju. Ja võib-olla kõigepealt ma räägingi siis intervjuude faasist, et kui me olime aru saanud, kes on need võtmeisikud või võtmeosapooled, kellega me peame kindlasti tegelema hakkama, siis me kaardistasime ära need olulised osapooled ja tegime nendega nii-öelda kasutaja intervjuud. Me läksime ettevõtetesse koha peale. Kõik intervjuud olid väga põnevad. Hästi tore oli näha, kui avatud on inimesed ja tegelikult tuli väga ilusti välja, et probleemi tajutakse ja siiamaani kes ja kuidas, aga et kuidagimoodi on ikkagi siis paralleelselt selle probleemiga toimetatud. Ja siin on väike kokkuvõte ka nendest intervjuudest. Tõin välja mõned olulisemad sellised repliigid või sellised tähendusrikkamad võib-olla. Et näiteks jaekaubandusega rääkides tegelikult tuli välja, et neil on soov müüa selge märgistusega tooteid olemas, kuid nad tõdesid, et ressursse ja teadmisi napib, eelkõige siis inimeste näol, et inimesed on seal väga hõivatud ja reeglina jõutakse tegeleda põhjalikumalt ikkagi oma märgitoodetega ja kõik muu jääb ikkagi tagaplaanile, kui siis rääkida sellest nii-öelda loetavuse hindamisest. Aga nad tõid ka välja selle, et tegelikult nad tunnevad puudust
visuaalsetest juhenditest, mis võiksid siis neid aidata ja suunata. Siis Leiburis oli meil väga tore intervjuu ja nende selline oluline juhtmõte oli see, et nad ei tea, kui palju inimene seda pakendit loeb, aga nad teevad vähemalt omalt poolt maksimumi, et need eeltingimused oleksid nende poolt tagatud. Orklas samamoodi tõdeti, et muidugi pakend peab püüdma tähelepanu, sest pakend ju aitab ikkagi seda toodet müüa, aga et info peab olema hästi välja toodud ja nemad on ka astunud siin samme selle suunas, et tõesti see tagumine külg oleks nii-öelda selgemalt struktureeritud, info nii-öelda paigutus nii-öelda tarbija jaoks mugavam siis haarata, lugeda. Ja siis disainibüroo, või tähendab siis pakendite disainimisega tegelev büroo Core tõi ilusti välja, et tegelikult ka piiratud ressursiga saab teha paremini. Ja siin on veel mõned sellised taipamised nendest intervjuudest, et mis oli üllatav, et disainer võib tunda nõudeid paremini kui klient. Et siin näiteks öeldigi, et väiksemad tegijad või siis näiteks disainerid, kes on tõesti selle valdkonnaga läbi ja lõhki tuttavad, nad on väga suure kogemusega, tõesti on üsna tavaline, et see disainer tunneb ikkagi neid nõudeid päris hästi. Siis oluline on siin kindlasti ka tasakaalu leidmine disaineri vaatest, et nende jaoks on oluline, et see pakend oleks ilus, samas pakend peab olema ka funktsionaalne ja see tähendab pidevat kompromisside tegemist. Müük dikteerib. See ei ole ka tegelikult üllatav, eks, et ettevõtte jaoks on ikkagi oluline kasumi teenimine ja ta tahab oma toodet hästi müüa. Ja juhul, kui toode hästi ei müü, siis tehakse kujundust ümber. Ja vajadusel muudetakse ka teadlikult teksti nähtavust, et kui see on sõltuvalt tootest vajalik, et seda tunnistati. Siis meie jaoks oli ka see silmi avav, et tegelikult on väga palju selliseid detaile, mida me ei oskagi näha. Et näiteks see, et jogurtitopsi kaanet näiteks, et miks seal peal on ringelt siis paigutatud tekst ja lisaks on ka siis topsi nii-öelda sellel esiküljel. Et tegelikult siin ongi võtmeküsimus või see probleem selles, et keegi ei tea, kuidas inimene kaupluses selle toote sellele riiulile sätib. Et kui see pilt satub sinna ette ilusti, mustikapilt näiteks, et siis on väga hästi, aga kui see satub sinna topsi tagumisele küljele, jääb sinna taha, et siis ei ole ju näha, siis on lihtsalt tekst, et seetõttu siis tahetakse need küljed hoida võimalikult puhtad tekstist, võimalikult palju illustratsioone ja siis kaane peale siis kogu see info ära paigutada. Ja mis tuli välja tegelikult ka tarbijatega rääkides, ja ka Jaa tõi seda välja, et maaletoojatele võiks küll olla üleskutseks see, et mitte katta kinni originaali-infot, ehk siis eelkõige mõeldakse siin ingliskeelset infot, sest et ikkagi on neid juhtumeid, kus sellel märgistusel on kas tõlkevigu või siis inimene lihtsalt tahab kontrollida, et kas klapib juhul, kui tal tekib mingisugune kahtlus. Et seda toodi päris palju välja. Aga kõige olulisem on see, et tegelikult peab olema sisemine soov märgistada tooteid nii, et tarbija saaks sellest kasu. Ja veel parem, kui see on ka ärimudeli üks alustaladest, et siin on tõesti heaks näiteks Leibur, kes on väga selgelt läbi mõelnud kogu selle nii-öelda tagumise külje. Neil on küll üsna suured pakendid, kindlasti on lihtsam seda teha, aga sellegipoolest nad on selle teekonna läbi teinud ja nende jaoks on oluline esitada seda infot võimalikult hästi nähtavalt ja loetavalt. Me rääkisime tarbijatega, tegime nendega sellise väikse fookusgrupi ja
ja siis sellest tuli välja, et märgistusi loetakse vähe, see ei olnud üllatav, aga et sageli süvenetakse just nimelt kodus ja loomulikult need, kellel on isiklik probleem, nemad vajavad ka pakendeid rohkem. Ja nende ootus üleüldiselt märgistusele oleks see, et pakendil oleks üks lihtne märk, mis ütleb ära, kas toode on hea või halb. Loomulikult see ei ole nii mustvalge ja seda me ka seal selgitasime, et toidu puhul me ei saa öelda, et üks on hea ja teine on halb. Aga mainiti ka Foodishi märki ja kui me tegelikult küsisime, et aga kas ka inimene on teadlik, mille alusel seda märki välja antakse, siis tegelikult sellele järgnes vaikus ehk et see näitas ka seda, kui lihtsasti on tarbijad manipuleeritavad. Ja tarbijate jaoks on väga olulised erinevad argumendid. Vaadatakse pakendi esikülge ja nendest argumentidest näiteks otsitakse märget laktoosivaba, kellel on näiteks siis laktoositalumatus. Näiteks otsitakse märget vegan, vaadatakse päritolu, oluline on kaubamärk ja toitumisalasest teabest vaadatakse suhkrusisaldust, ka soolasisaldust, rasvasisaldust ja üha rohkem pööratakse tähelepanu ka keskkonnamõjule. Et näiteks nooremad tõid välja, et nende jaoks on väga oluliseks kriteeriumiks jätkusuutlikkus. Et näiteks läikivad pakendid jäetakse poodi, eelistatakse looduslähedasemaid pakendeid või selliseid, mis vähemalt jätavad sellise mulje, et need on keskkonnasõbralikumad. Ja saime kinnitust sellele, et loetavuse probleem eksisteerib ja inimesed on üpriski leidlikud, kes pöördub abi saamiseks teenindaja poole, kes kannab kaasas suurendusklaasi, kes kasutab näiteks mobiiltelefoni kaamerat ja siis zoomib seda infot suuremaks. Aga jah, et see tarbijatega rääkimine andis nii-öelda kinnituse, et see probleem ei ole meil oma peas välja mõeldud, vaid see tõesti eksisteerib ja see kinnitas ka siis selle tarbijauuringu tulemusi. Ja enne mainisin, et me otsisime analooge teistest riikidest. Näiteks me leidsime soomlaste Nordic Labeli koostatud materjali. See põhirõhk seal on küll natukene teine ja pigem on lähenetud just selle disaini nurga alt, aga väga põnev materjal. Samamoodi on tegelikult päris palju välja toodud erinevaid fonte, mida ei soovitata kasutada või mida just siis soovitatakse. Ja siis näiteks siin on ka 2 joonist selle kohta, et millised võiksid olla siis tähemärgi kõrgused, laiused ja tähemärkide vahe, kui kasutatakse valget trükki ja kui musta, et siin on lihtsalt üks näide. Ja nüüd hiljuti ma leidsin Foodprint Europe'i koostatud materjali, mis siis on väga sarnane sisult siis sellega, millega meie oleme siin tegelenud. Konkreetselt siis juhised märgistuse loetavuse tagamiseks. Ja siin on ka päris palju erinevaid soovitusi ja ka hoiatusi või selliseid kohti, mille osas peaks olema tähelepanelik ja on ka näiteid. See on kindlasti hea materjal. Ja me siis selle poole aasta jooksul tegelesime päris palju disaineritega, nagu ka juba mainisin, me sulandusime Eesti disainerite Facebooki gruppi. See tekitas seal omajagu elevust, elavat arutelu ja see hea tava mõte leidis seal päris palju toetust. Enne unustasin seda mainida, et tegelikult nende intervjuude käigus päris mitmed intervjueeritavad jõudsid ise selleni, et võiks olla mingisugune hea tava, kuidas me siis seda teeme. Sellised soovitused, loomulikult see oleks vabatahtlik, aga selline koostöös välja töötatud hea tava. Ja ka siis selles Facebooki grupis disainerid
siis jagasid oma mõtteid ja see leidis seal palju toetust. Loomulikult oli ka neid, kes olid selle suhtes skeptilised. Aga tõesti, et seal ka toodi välja, et tarbijana on küsimus, kas eesmärk on, et tarbija ei saaks teada, mis on toidu sees ja tegelikult olid nende kommentaarid kohati ka vastuolulised ja sellised konfliktsed, et ühelt poolt ta ju on seal kui disainer, ta tahab luua head, põnevat, ägedat, eristuvat disaini ja samal ajal ta on ka ise tarbija, kes võiks ju ka lõpuks sellelt tootelt ikkagi midagi lugeda, näha. Ja need disainerid, kellega me rääkisime, siis nende hulgas oli ka ikkagi ka sellised disainerid, kes ütlesidki, et nemad kõigepealt teevadki selle disaini ja samal ajal nad mõtlevad ka sellele, et kuidas see tarbija siis peaks lõpuks seda pakendit päriselt kasutama ja kuidas ta seda infot sealt üles leiab ja kuidas ta seda lugeda näeb. Ja on antud ka siis sellele kliendile soovitusi, et näiteks juhul, kui nähakse, et mingisugune värv näiteks taustal või siis tekstivärvus näiteks, et need omavahel hästi ei klapi, siis antaksegi soovitus, et siin võiks näiteks nüüd selle värvi ära vahetada, et see loetavus paraneks, et selliseid väga-väga positiivseid näiteid on ka väga palju. Ja mitmed disainerid jätsid kommentaaridesse ka juba soovitusi ja mõtteid, et mida võiks kindlasti siis sellises heas tavas käsitleda. Ja siin sügisel me viisime läbi veebiküsitluse, et kõik need ideed, mis meil siis nende intervjuude käigus kogunesid ja selle protsessi jooksul tekkisid, nende kohta me tegime siis küsitluse ja me kaasasime sellesse küsitlusse kõik need, kellega me olime teinud intervjuud ja lisaks ka läks info toiduteabe teavituste listi ja kokku oli meil vastanuid 167 ja see küsitlus hõlmas 4 teemat. Esiteks siis märgistuse disaini hea tava juhendit. Teiseks teemaks oli disaini auhind selge märgistuse eest. Kolmandaks teemaks oli meil suhtlusvõrgustiku loomine Facebooki grupina ja 4. teemaks oli ka QR-kood toote kohta info andmiseks, et selge oli see, et see QR-kood on kui lisavõimalus, et see ei ole kindlasti see, mis nüüd seda probleemi lahendaks, aga me otsustasime, et paneme selle teema ka sisse ja vaatame, mida sellest arvatakse. Ja me saime teada, et seda märgistuse disaini hea tava juhendit toetatakse kõige rohkem. Üle 80% vastanutest pidas seda vajalikuks ja kui me küsisime, et kas te ka päriselt kasutaksite sellist juhendit oma töös, siis veidi alla 60% vastas kindlalt jah. Kuskil kolmandik oli siis kõhkleval seisukohal ja väike osa arvas, et nad ei kasutaks seda. Ja nende seas oli väga palju neid, kellel oli töökogemust oma valdkonnas, kas siis pakendidisainerina või siis tööstuse poole pealt juba üle 10 aasta ja ilmselt ka oli neid, kes tõesti arvavadki ja leiavad, et neil ongi kõik hästi ja et see ei annaks neile või nende tööle lisandväärtust. Ja siin all on ka mõned repliigid nii-öelda vabalt jäetud kommentaaride näol, et tõesti, et see juhend võiks olla väga kasulik ka müügiinimeste, reklaamiagentuuride, disainiteenuse pakkujate teadlikkuse tõstmiseks ja toodi välja mitmel korral, et selline hea tava oleks kõige universaalsem ja kindlasti leiaks kasutust. Nüüd järgmised 3 ideed leidsid oluliselt vähem toetust, et näiteks siis disaini auhind selge märgistuse eest. Et siin, kui me küsisime, et kas see disaini auhind võiks suunata nii disainerid kui ka tööstust looma paremini loetavaid toidupakendid, siis kuskil 40% leidis, et jah, võib küll suunata. Umbes sama palju arvas, et võib olla
ja kuskil viiendik siis arvas, et kindlasti mitte. Ja siin on jällegi mõned repliigid välja toodud, et siin esimene näiteks, et tavaliselt disainerid ütlevad, et nad auhinna pärast ühtki tööd ei tee. Et seega ükski spetsialist ilmselt ei teeks midagi veel paremini, kui ta seda muidu juba teeks, on üksi selle auhinna pärast. Et siin tegelikult see tekitas ka meil disaineritega sellist diskussiooni, et osad julgesid selles kahelda küll, et kui ikkagi on mingisugune nii-öelda präänik, et see võib ikkagi motiveerida küll. Ja siis toodi välja, et see võiks olla ka osa disainiauhindade reglemendist, aga mitte eraldi auhind. Et see idee meile ka väga meeldis, aga et see disainiauhinna teema jäi meil praegu niimoodi kõrvale, et võib-olla mingil hetkel tegeleme sellega edasi, aga me ei saanud Eesti Disainikeskusega sellel teemal jutule. QR-koodi kohta saime me sellist tagasisidet, et tegelikult selline kindel valmisolek QR-koodil põhineva süsteemi loomiseks on olemas seal kuskil 16% vastanutest. Suur osa tegelikult oli ka neid, kes ütlesid, et QR-koodi kasutamisele üleminek ei sõltu neist ja sellist kõhklevat seisukohta oli ka seal kuskil viiendikul ja sama palju oli ka neid, kes tõdesid, et sellist valmisolekut neil ei ole. Ja toodi välja täpselt sellised kommentaarid ja märkused, mida me ka ootasime, et eesmärk võiks ikkagi olla trükitava info loetavuse parandamine, mitte alternatiivi pakkumine, täiesti nõus. Ja väga palju toodi välja seda, et sellisele süsteemile üleminek eeldab, et tarbijal on võimalus lugeda QR-koodi ja tõesti, et hetkel on kindlasti meil päris palju selliseid tarbijaid, kellel puudub tehniline võimekus. Ja lisaks ka see harjumus, et pigem inimestel ei ole seda harjumust poes tooteid valides veel oma telefoni välja võtta ja siis neid QR-koode seal avada. Ja nendest ideedest kõige vähem toetust ja kriitikat sai tegelikult suhtlusvõrgustiku idee, et kuigi siin peaaegu 40% leidsid, et nad liituksid, väga palju oli neid, kes ei osanud seisukohta võtta, aga need avatud kommentaarid tegelikult näitasid selgelt sellist üldist suhtumist või hoiakut. Et kindlasti üks oluline aspekt on see, et töötajad on niigi ülekoormatud, väga paljud, ja et sellise suhtlusvõrgustiku jaoks ei jääks lihtsalt aega. Väga palju toodi välja seda, et sellise ausa konkurentsi vaates seda võrgustikku ei pooldata ja disainerid tõid välja ka seda, et kuna väga sageli tekivad need küsimused, näiteks loetavust puudutavad küsimused disainiprotsessi käigus ja sel momendil, kui tegelikult reaalset toodet veel olemas ei ole, et kuidas ta siis läheb ja küsib või noh, et seal on see oht, et kogemata avaldatakse mingit tundlikut infot, et seda konkurentsi küsimust tunnetatakse ikkagi väga teravalt. Ja üleüldse tegelikult, mis oli ka üllatav, samal ajal mitte nii väga, oli tegelikult see, et ka selles Eesti disainerite Facebooki grupis oli ka väga palju sellist, kuidas ma ütlen, üksteise tööde kommenteerimist ja mitte võib-olla alati kõige positiivsemal noodil, et ka meie sellest küsitlusest avatud kommentaaride hulgas oli selliseid kommentaare, et keegi seal kirjutas, kuna see oli anonüümne, siis ma ei tea, kes oli, aga see ei olegi üldse oluline. Aga seal kirjutati, et arvestades seda, kuidas üksteise töid maha tehakse ja mutta tallatakse, et siis lihtsalt ei julgekski oma töid kuskile avaldada ja teiste arvamust või mingisugust nõu küsida. Ja mis on veel huvitav, et mitte
mitte ka üllatav jällegi, et tegelikult inimestel on üldiselt paar sellist head kontaktisikut, kellega siis neid oma arvamusi vahetatakse, keda usaldatakse ja et sellist suurt võrgustikku praegu vajalikuks üldiselt ei peeta. Ja ma enne mainisin ka mobiilirakenduse ideed, et tõesti meil siin ka sügisel tekkis mõte, et kuna selle programmi üks osa oli ka mõelda innovaatilistele lahendustele, mõelda ja testida päriselt siis ka mingisugust mobiilirakendust, siis me mõtlesime, et äkki oleks üks võimalus luua ka praktiline tööriist mobiilirakenduse näol, mis võimaldaks siis teatud kriteeriumite alusel loetavust hinnata. Ja need kriteeriumid siis meie mõtlesime, et võiksid olla näiteks kirja suurus, võib-olla ka reavahed, kontrastsus. Ja kui me siis selle prototüübi valmis tegime ja seda päriselt siis inimeste peal lasime ka katsetada, siis me saime sellist tagasisidet, et pakendidisainer sellist rakendust kindlasti ei kasutaks. Tööstus ka pigem mitte, et võib-olla väiketootja kasutaks harva rebrandingut tehes. Ja mis oli huvitav, et näiteks järelevalve spetsialistid ütlesid, et neil tegelikult oleks väga tore, kui selline praktiline tööriist oleks olemas, et see lihtsustaks nende tööd märkimisväärselt. Ja kuna mobiilirakenduse puhul kogu see arendus ja väljatöötamine on väga kallis, siis siin on väga oluline aspekt tasuvus, et kas seda siis on mõtet teha, et praegu saan nii palju öelda, et see mõte ei ole täiesti maha maetud, aga jätsime põhilahendusena selle ikkagi kõrvale. Ja me saime aru ka, et tegelikult sellist mobiilirakendust ei saa luua suurele kasutajaskonnale, et see peab olema ikkagi väga konkreetsele kasutajale, et sellist universaalset asja siin ei ole võimalik luua. Ja mida me veel tegime, siin sügise poole tegime märgistuse disaini hea tava workshopi, et me kaasasime sellesse paar disainerit, aga tööstuse esindaja ja me rääkisimegi siis sellest, milliseid teemasid võiks siis hea tava katta, mida seal saaks kajastada, rääkisime sellest, milline see võiks olla. Ja siis me jõudsime lõpuks selleni, et kuna hea tava idee tundus olevat kõige enam väärtust loova, siis me jõudsime lahenduseni, milleks on toidupakendi kujundamise infokeskkond. See oleks selline visuaalne, näitlik, võimalikult vähe teksti ja interaktiivne, mis siis valmiks koostöös pakendidisaineritega ja tööstusega, et kindlasti sellist asja meie oma põlve otsas valmis ei teeks. Et see vajab ikkagi päris praktikute sisendit. Ja ühelt poolt see infokeskkond hõlmaks juba tänasel päeval olemasolevat märgistamise e-käsiraamatu sisu ja teisalt tuleks välja töötada just nimelt siis see hea tava, mis hõlmaks loetavust ja tekstipaigutust. Ja need kaks poolt siis tuleks omavahel kokku liita ja ühelt poolt siis tõesti sisaldaks seda sisu ehk et neid nõudeid ja seda kohustuslikku infot, et mida tuleb esitada ja teiselt poolt siis seda know-how'd ehk et kuidas siis seda esitada nii, et kõik osapooled oleksid rahul. Ja meie näeme, et selle keskkonna peamised kasutajad oleksidki siis tööstuse inimesed ja disainerid. Ja mida selleks vaja on? Tegelikult lihtsalt praegune see toidumärgistamise e-käsiraamat vajaks arendust ja sisu väljatöötamist, just nimelt siis selle hea tava kokkukogumist ja siis näidete loomist ja siis see olekski nii-öelda algus. Aga ma tõin siia välja ka siis mõned elemendid, mida see infokeskkond võiks veel lisaks sisaldada, et kindlasti me tahaksime, et seal oleks ka kogemuslugu,
mõne tööstuse näitel, kes on selle märgistuse nii-öelda loetavuse ja selge esituse läbi mõelnud ja see oleks justkui siis selline ka võib-olla väike inspiratsiooniallikas või selline motivatsiooniallikas. Lisaks võiks olla ka tarbijavaade ja see hea tava võikski sisaldada soovitusi, häid praktikaid ja siis häid ja halbu näiteid. Ja võimalikult vähe teksti. Ja siin on ka mõned märksõnad, mida siis võiks kajastada loetavuse tekstipaigutuse hea tava, näiteks kirjatüüp, fondi valik, reavahed, teksti joondamine, teksti paigutus, kontrastsus, pakendimaterjali pinnaomadused, kuidas allergeene rõhutada nii, et milline oleks siis kõige parem viis. Disaineritel oli väga selge seisukoht selles osas ja ka näiteks siis toitumisalase teabe esitusviisi kohta välja tuua, aga neid teemasid on kindlasti veel. Ja mis on oluline, mida ma tahan kindlasti rõhutada, on see, et ega selline infokeskkond üksinda seda probleemi ei lahenda. Et siin on ikkagi väga palju erinevaid osapooli ja kõik peavad oma panuse andma. Ja ühelt poolt kindlasti peaks suurenema ka tarbijate nõudlikkus ja muutuma peaks ettevõtete suhtumine, ka ärikultuur, tarbijaid peaks selles mõttes enam väärtustama. Kindlasti vajab tarbijate teadlikkus veel tõstmist, ehk et tõsi on see, et märgistuste lugemine ei ole nii suur, kui see võiks olla, et kindlasti meie jätkame seda teavitust ja ka järelevalve peaks tugevnema. Et selline kompleksne vaade siis sellele probleemile. Ja nüüd ma olengi jõudnud selle teemaga lõpuni ja siin on meie üleskutse, muudame toiduvalikute tegemise lihtsaks, sest luup ei ole okei.